Aga need molekulid ei selles õlilaigus, ei tahketes kehades gaasidest rääkimata, ei ole mitte tihedalt üksteise kõrvale kokku pakitud, vaid nende vahel on piisavalt palju tühja ruumi. Ja sellest saab aimu niimoodi, kui võtta ja segada omavahel kokku erinevaid aineid. Üheks selliseks klassikaliseks näiteks on vee ja piirituse kokkusegamine. Umbes 150 aastat tagasi välja antud loodusteaduste õpikus on siis umbes selline lõik, mis ütleb, et kui võtta 50 toopi vett ja 50 toopi piiritust ja need omavahel kokku segada, ei ole tulemuseks mitte 100 toopi viina, vaid kõigest 80 toopi viina. Ja on toodud ka selgitus, ehk siis on öeldud, et piiritus on auklik ja veemolekulid poevad piirituse molekulide vahele. Tänapäevases selgituses tuleks siis ikkagi öelda seda, et ainete molekulid on erineva suurusega ja molekulide vahelised tühimikud on erinevate suurustega ja tõepoolest, kuna veemolekulid on piirituse molekulidest oluliselt väiksemad, siis osa veemolekulidest tõesti poeb sinna piirituse molekulide vahelisse tühimikku ja täidab need ja seetõttu vee ja piirituse segu, mida tõesti võib ju nimetada viinaks. Ruumala ongi väiksem, kui on siis vee ja piirituse ruumalad eraldi võttes. Vaatame veel ühte katset ja selles katses saame näha, et 2 + 2 ei pruugi alati olla 4. Kui me võtame ja segame kokku 200 milliliitrit ja 200 milliliitrit vett, siis näeme, et vesi täidab klaasi ääreni. Vahetades aga vee välja alkoholi vastu ja saadud segu hoolega segades, näeme, et anumasse jääb piisavalt vaba ruumi. Aga kui võtta nüüd vedelike asemel hoopis sojaoad ja kuskussi ja neid siis omavahel hakata vaikselt segama, näeme, et anumasse jääb piisavalt vaba ruumi. Ehk siis väiksemad aineosakesed said pugeda suuremate aineosakeste vahel olevatesse tühimikesse ja nii ei olegi siis 2 + 2 alati mitte 4. Nii et kokkuvõtteks võime öelda, et kõik ained koosnevad molekulidest. Need molekulid mõjutavad üksteist tõmbe- ja tõukejõududega. Molekulid on väga väikesed ja molekulide vahel on tühja ruumi. Aga lisaks sellele, et
molekulid on väikesed, nad mõjutavad teineteist ja et nende vahel on tühja ruumi, ei püsi molekulid hetkekski paigal, vaid nad on pidevas korrapäratus ja lakkamatus liikumises. Vot seda pidevat korrapäratut ja lakkamatut, ehk siis 3 omadussõna, pidev, korrapäratu ja lakkamatu, võib nimetada ka ühe sõnaga ja selleks sõnaks on siis kaootiline. Nii et kui ma ütlen, et molekulid on kaootilises liikumises, tähendab see seda, et molekulid liiguvad pidevalt, lakkamatult ja korrapäratult. Ja on kindlaks tehtud siis, et mida kõrgem on keha temperatuur, seda suurem on siis keha molekulide liikumise keskmine kiirus ja kui keha temperatuur langeb, siis langeb ka molekulide liikumise kiirus. Ehk siis põhimõtteliselt keha temperatuur kirjeldab meile seda, kui kiiresti liiguvad keha sees molekulid.